Nüüd on selgeks saanud, et Ukraina alustas otsest pealetungi ühe vastu kõige tundlikuma Venemaa naftapunkti vastu Läänemeres. 23. märtsi varahommikul oli sihtmärgiks Primorsk, terminal, mis on ühendatud Transneftiga Leningradi oblastis. Rünnak põhjustas tulekahjusid kütusehoidlates ja katkestas tegevuse ühes Venemaa suurimas ekspordikoridoris. Kuberner Aleksander Drozdenko tunnistas, et mitu reservuaari süttisid ning Reutersiga rääkinud allikad teatasid, et Primorskis ja tol hetkel ka Ust-Lugas peatati saadetised. See, mis juhtus, ei olnud seega üksik rünnak. Rünnaku korraldas Ukraina, jätkates juba tuntud kaugmaa löökide kampaaniat Venemaa energiasektori vastu. See juhtus Primorskis, Läänemere ääres, aga ka teistes kütuse infrastruktuuri punktides, näiteks Ufa rafineerimistehases Baškortostanis, mille rünnakut kinnitasid Ukraina sõjaväelased Reutersi andmetel. Kuna tegemist oli kaugmaa rünnakutega, ei ole Primorskis kasutatud relva täpne tüüp veel avalikult sõltumatult kinnitatud. Aga tulemus oli selge. Tuli, töö peatus ja surve Vene logistikale. Primorsk pole tavaline sadam. Reutersi andmetel võib sealt eksportida üle 1 miljoni barreli päevas ning see on Uralsi nafta ja Vene diislikütuse peamine väljaveokanal. Ust-Luga, teine sellel rindel mõjutatud keskus, käitles eelmisel aastal 32,9 miljonit tonni naftatooteid, samal ajal kui Primorsk laadis välja 16,8 miljonit tonni. See vastab põhiküsimusele, miks see rünnak nii oluline on. Miks? Kui need punktid seisma jäävad, mõjutab see lisaks Kail toimuvale ka raha, ladustamist, laadimist ja Kremli reageerimisvõimet. Selle juhtumi poliitilist mõju suurendas veel üks asjaolu. Ukraina väljaannete poolt Raadio Svoboda materjalide põhjal avaldatud satelliidipildid näitasid, et terminalis põles vähemalt 4 mahutit. Samal ajal kui Venemaa esialgne versioon rääkis palju väiksematest kahjustustest. Vaatamata narratiivide vaidlustele jäi fakt samaks. Sadam seiskus, tulekahju pälvis rahvusvahelist tähelepanu ja Primorski haavatavus ilmnes. Millal ja miks Ukraina seda tegi? Miks just praegu? Vastus peitub sõja laiemas kontekstis. Moskva on hiljuti suurendanud rünnakuid Ukraina linnadele. AP teatas ligi 400 droonist ja mitmest raketist ühes viimaste nädalate suurimas rünnakulaines. Samal ajal kui Ukraina väejuhatus teatas rasketest lahingutest mitmel rindelõigul. Samal ajal ütles Zelenski Reutersile, et Kiiev kasutab kaugmaa võimekust Venemaale surve avaldamiseks. Veelgi enam pärast ajutist leevendust Venemaa nafta ostmisel seoses Lähis-Ida sõjaga. Siin muutub põhjus otsesemaks. Ukraina püüab vähendada rahavoogu, mis toidab Venemaa sõjamasinat. Reutersi arvutuste järgi on rünnakud ja muud kitsaskohad viinud selleni, et vähemalt 40% Venemaa nafta ekspordi võimsusest on rivist väljas. Agentuur nimetas seda Venemaa kaasaegse ajaloo tõsiseimaks tarnete katkestuseks ning Moskva suunab saadetisi kiiresti ümber. See näitab, et kahju on konkreetne, kiireloomuline ja mõjutab sõja tuuma. Pärast kahju Juslugale ütlesid allikad Reutersile, et 4 suurt rafineerimistehast riigi Euroopa osas võivad olla sunnitud töötlemist vähendama, kuna puudub väljavedu. See ohustab kütuse tootmist ajal, kui nõudlus on suurem. Rünnak Läänemere piirkonnas mõjutab lisaks ekspordile ka siselogistikat, rafineerimistehaseid ja vähendab Venemaa valitsuse manööverdamisruumi. Vene reaktsioon näitab, kui suur see vapustus on. Neljapäeval alustas Primorski taas nafta ja kütuse laadimist, kuid kahjustuste tõttu väiksemas mahus. Samal ajal kui Ust-Luga oli surve all ja Transneft üritas marsruute ümber korraldada. See on oluline täpsuse jaoks. Ukraina ei hävitanud Vene süsteemi, kuid andis hoobi, mis lükkas saadetisi edasi, tekitas ebakindlust ja sundis Moskvat oma ekspordivõrku kiirkorras lappima. Selle pealetungi sõnum on lihtne ja karm. Ukraina ründas mitte ainult mahuteid ja betoonrajatisi, vaid ka tulu, ekspordimarsruuti, varustamise tempot ja operatiivset kindlustunnet. See löök saabub nädalal, mille Euroopa suurendas survet Vene varilaevastikule.
Ühendkuningriik andis oma jõududele loa pardale minna ja kinni pidada laevu, mida kasutatakse sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Seega on olukord selline, et surve tuleb nii seest kui väljastpoolt. Primorski sai maailma uudiseks, sest rünnak tabas üheaegselt nii Moskva rahakotti, logistikat kui ka jõukuvandit.